Tees on Messi Ekspress. Saate toob teieni Coolbet. Tere tulemast tagasi, armsad kuulajad. Me oleme jälle siin. Siuke tunne, nagu me käiksime. Me käime igal päev siin. Võib-olla need, kes vaatavad meie sotsiaalmeediat, need mõtlevad, et me käime kogu aeg siin. Aga tegelikult me ei käi. Me käisime... Janelle kahjuks ei käinud, see on omaette teema. Aga meil oli hiljuti koostöös MyFitnessiga selline eritrenn Fusion Pilateses. Ja me olemegi täna siin Fusion Pilatese stuudios. Ja Janelle, sa oled esimest korda siin, kuidas on Samulia? Ma ei ole mitte kunagi isegi üheski stuudios käinud niimoodi istumas või ma olen nagu lihtsalt sealt akna taga näinud, aga ei, täiega cute, aga tundub veits hirmus. Sellest, kuna ma ei saanud käia, kuna mul olid tuulerõuged. Jah, aastal 2025 ja tuulerõuged ikka veel eksisteerivad. Ma arvan, et tuulerõuged eksisteerivad nii kogu aeg, aga lihtsalt see, et täiskasvanud inimene saab, on nagu minu jaoks nii imelik. Igastahes vaktsineerige ennast, kes ei ole põdenud, sest et asi oli hull, ütleme nii. Aga jah, ma ise trenni kahjuks tulla ei saanud, aga kindlasti ma veel jõuan, et kuhugi need ei kao ja kindlasti neid tekib juurde, ma loodan siin tulevikus. Aga jah, ma ei tea, ilus, keda. No vähemalt sa oled täna siin meiega. Aga me oleme kutsunud endale külla Eva, kes Eva on isteks MyFitnessi rühmatrennide juht. Ja ise on treener ja ta oli ka meie Fusion Pilatese trennis treener, nii et Eva on saanud, mind vähemalt on saanud näha, kuidas ma reformeri peal värisen. Väga ilus tehnika oli sul. Kusjuures kõik, kes vist enamus olid käinud trennis, kes koha peal olid, aga kõik ütlesid, et oli nagu väga raske. Jaa, seda ma kuulsin ka, et kõigil kõhulihased järgmine päev varutasid, perse valutas. Ja Eva ise ütles ka, et tegi nii rõvedaid harjutusi, et selle palliga ja siis väriseb. Jaa, selles mõttes, et nad tahaks tegelikult öelda, et ei ole nagu rasked harjutused, aga võib-olla jälle, eks ma nagu kasutan oma nippe, et panna veits pingutama, sest ega selle reformeri peal võib magada ka. Et sa teed trenni ära nii, et lähed garderoobi, ütled, et oli jama trenn on ja või sa lähed roomad siit välja. Et tegelikult on täpselt nii, nagu kas siis treener paneb sind tegema või sa ise pingutad. Aga jah, ega ma olen ka aus, et ega need ei ole toredad harjutused, et ma ei ütle, et nii fun, et teeme nüüd täna seda harjutust ja kas teile meeldi, et et lihtsalt sorry, aga see on rõve harjutus on ja heas mõttes rõve on ju, et praegu on vastik, lähed ära, pärast on tore või vaatad peeglist, vaatad, pärast on hea feeling. Et oli vaja seda rõvedat harjutust teha. Täpselt. Aga kusjuures ma olen nagu mõelnud, ma olen väga paljudega rääkinud, et mis on see Fusion Pilateses see, miks inimesed on nii vaimustuses. Ja ma just lugesin ühte artiklit ka veel, kus kirjutati, kuidas Fusion Pilatese stuudioid on praegu tulnud nagu seeni pärast vihma. Ega kui sa siia ka vaatad, siis on alati 40 inimest järjekorras ja see ei pruugi saada kohta. See oli see Ekspressi artikkel on ju? Ja. See oli hästi tore ajakirjanik oli, me nagu rääkisime, kuigi mina ütlen ausalt, minu mingisugused sõnad, et vaatasin, et ma never ei ütleks seda või ma isegi nagu ei kasutaks seda väljendit või ühesõnaga, et minu jaoks oli selline natukene võib-olla raske artikkel, et kes luges, et sa nagu loed, aga sa ei saagi nagu aru, et mis selle eesmärk oli, et siis kas nagu öelda, et tulge trenni või ärge tulge trenni või et oli veits natukene, ma arvan, keeruline artikkel, aga jah, mõte on selles, et Eestis järsku on tekkinud neid Reformer stuudiod hästi palju, kuigi Reformer stuudiod on niikuinii kogu aeg olemas olnud, aga ta on ikkagi väike, ta on piisavalt kallis, et ta on inimesel lihtsalt kätte saamata olnud. Ja kui me nüüd esimese avasime, mina ise olen liigitanud seda, et miks see reformer on nagu nii mõnus, on see, et sa tegelikult lamad. Ma ei käsi sul joosta, ma ei käsi sul teha burpit. Mina vihkan isiklikult burpit. Ma olen selles vanusfaasis, kus ma ei ole nõus enam ühtegi burpit tegema, sest mul on küsimus, miks. Et selgitage mulle ära, miks ma pean burpit tegema. Ma saan siin lamada, ma saan siin teha normaalse pulsiga trenni ja ometi ma saan teha niimoodi, et ma võin homme mitte kõndida on ja heas mõttes ja ma tunnen oma lihasid töös. Aga ma ei tea, samas on, ma arvan, et seda on vist tegelikult üle maailma praegu uuritud, et miks see Pilates ja just reformeri buum on nii suur.
et USA-s ja noh, tegelikult Inglismaal ka, et on selline platvorm nagu ClassPass, kus sa siis saad lihtsalt bookida, osta endale ükskõik mis maailma butiik on ja juba 2 aastat järjest on Pilates, üle 200% Pilatese rühmatrennid on nagu kasvanud. Et noh, et miks see trend nagu praegu tulnud on, mis ta nagu rahvale meeldib, noh, seda veits nagu kõik natuke küsivad, aga ma arvan, et see ongi see, et on tegelikult lihtne trenn. Ja ma arvan ka see, et sa näed seda kõrvalt, siis on mida okei, inimesed lamavad on ja ma ei tea, suruvad jalgadega, kätega asju, siis sa ei saa otseselt aru, et ma ei tea, et mul oleks hullult vaja nüüd mingisuguseid lisajõudusid, kui ma ei ole varem trennis käinud. Ja mis minu arust on veel, kuna need stuudiod, no okei, ma olen ainult käinud MyFitnessis on ja, aga ma kujutan ette, et need teised stuudiod ka ikkagi panevad sellele esteetilisusele, panevad ka rõhku, et sul ongi, ma ei tea, peeglid, valgustused, asjad, et see saab lihtsalt nii palju reklaami, kuna kui inimesed käivad, siis nad teevad pilti ja nad panevad üles seda ja siis teistel tuleb see FOMO, et pean ka minema, et see tundub nii lahe. Mul ongi veits see FOMO. Jah, ütleme need nii-öelda nüüd võtame, või noh, ma tean, et lahterdatakse, et see nii-öelda klassikaline pilates ja tavaline pilates, et nüüd need kaasaegse stuudiod panevad tõesti noh, ongi peeglid, valgustus on ju, et see erinevus, ütleme niimoodi, et need klassikalise pilatese stuudiod on jäänud selliseks hästi nii-öelda, kutsutakse nagu medical, et sa lähed sisse, sul on tavaliselt see luukere seal on ju, anatoomia jaoks, noh, siis sa tunnedki kohe tappi, et noh, arstikabinet ja nagu arstikabinet, ta on valge, ta on liiga, noh, ta on liiga, ta ei ole enam nagu see esteetik nii-öelda, aga ta on nagu selline, noh, et kas mul peaks nagu kittel ka seljas olema, et see on kindlasti ka see shift, kus inimesed tunnevad, et noh, ma tegelikult mul on okei siia saali tulla, ma ei pea nagu tundma, et kas ma peaks nagu kohe nagu anatoomia eksamit tegema. Et noh, sest üle maailma on kõik need klassikalise pilatese stuudiod hästi sellised valged, üks reformer, noh, üldiselt on kõigil see nii-öelda see skelett seal nurgas, noh, mitte et see ei ole paha, aga noh, see lihtsalt ongi selline, et noh, kellele see sobib, on täitsa okei, kellele sobib see täitsa okei, et me ei saa ju nõuda, et kulge, kõik ta minge, noh, sul peab jooksmine meeldima, no kui ei meeldi, no mis ma siis teen? Mina olen suht paljudega muideks rääkinud ka, et paljudele ei meeldi üldse pilates, sest et see on nagu siuke aeglane trenn ja ta on nagu, et see on lihtsalt siuke aeglane kannatus. Et tal ei ole seda kiirust, et sul ongi see, et sa teed ruttu ära, vaid sa hoiad seda ühte asendit ja sa lihtsalt nagu piinled selle käes. Ja ma tean, et suhteliselt paljudele ei meeldi see, et paljudele meeldibki, et ruttu teed, pulss on kiire ja sul on nagu asi tehtud, et sul ei ole seda kannatushetka. Kui ma üldse mõtlen, et nagu, kus see nagu Fusion Pilates algus sai või kaua see üldse on olnud üldse maailmas, ma mõtlen, et nagu Eestis vist ei ole nii kaua. No reformerid on, ma arvan, ikkagi Eestis juba 2000. aastast on kindlasti olnud. Päriselt. Et aga noh, nad ütleme nii, et ega üle maailma on see pilates on olnud kogu aeg, ta on ikkagi olnud personaaltreening. Ta on olnud, noh, personaaltreening ongi kallis. Ma ei saa minna öelda, et ma maksan sulle 5 € ja tegelen muga tund aega. On ju. Et ta on lihtsalt olnud ka üle maailma, ta on pigem on kättesaamatu. Ja noh, inimene ikkagi pigem läheb ka, ütleme, sellisesse võib-olla siis üks-ühele stuudios siis, kui tal on mingi vigastus. Okay. Et kas sa nüüd tavab, noh, ma ei saa öelda, et neid ei ole, kindlasti muidugi sa käid ka selleks, et ollagi vormis, aga noh, Pilates võib-olla algselt ka nii-öelda siis selle Joseph Pilatese poolt loodi, kui tegelikult ennetamaks vigastusi, taastuma vigastustest ja tal oligi võib-olla mingi aeg sinna kuvand, et noh, Pilatesesse lähevad need, kus sul on midagi viga. Okay. Noh, tänapäeval pigem ka tavastuudiotes ma ei saagi midagi vigastusega inimesega teha, ma peangi teda soovitama, et leiagi endale hoopis see stuudio, kus nagu üks-ühele tegeletakse. Et kas ta võib öelda, et on nagu siuke füsioteraapia ka mingis mõttes, et kui sa ütled, et see on vigastuste ennetamine või kas selle... Päris ta füsioga ikka kokku ei lähe, et seal on omad ikka nii-öelda printsiibid ja kindlad nii-öelda set-harjutused on ja, aga noh, tänapäeval nüüd see... Noh, ma tean, et käib kogu aeg võitlus see klassikaline pilates ja siis umbes teie, mis teete, noh, umbes, mis asi see on. Noh, sellepärast me panime MyFitnessis ka nimeks Fusion, et Fusion ongi segu, et me ei ütlegi, et ja meil ei olegi mõtet ega plaani teha klassikalist pilatest, sest klassikaline pilates on kogu aeg eksisteerinud ja täpselt sama nagu sa ütlesid, minu kõige õudsam pilatese kogemus ongi klassikalisest pilatesest, kus me olime vaikuses, me tegime neid harjutusi ja ma mõtlesin lihtsalt, et noh, ma ei saanud nagu ära ka minna trennist, ja mõtlesin, et ma lihtsalt, selline tunne, et kui ma oleks pliiats, ma lihtsalt lööks endale silma. Sest noh, see oli nii kohutav. Aga see on jällegi see, et kellelegi meeldib, on ju. Mõni tahab teha Ironmani, talle meeldib see, et jalad verised on, see on fine, sa tahad teha klassikalist pilatest, see on okei, sa tahad teha seda, see on okei.
Ja, aga nüüd ongi ju tegelikult MyFitnessis on nagu täiesti 3 eraldi pilatest. jah. Et kas neil on üldse mingisugune vahe? Noh, sellest reformerist muidugi ma saan aru, et see on ju selle nii-öelda masina peal, aga see pilates sculpt ja pilates, et mis nende nagu otsene vahe on, kui üldse on? Noh, ütleme nii, et ma arvan, et selline ma räägin nagu meie regioonis, siis võib-olla näiteks Eesti, Läti, Leedu, Lätis on meil ka MyFitness ja Leedus on ka meie klubid, kus tehakse mati pilatest, mis on võib-olla ka selline veits nagu erilisus, sest kui sa ikkagi lähed õpid nii-öelda klassikalise pilatese treeneriks, siis keegi ütles sulle, et palun, siin on 40 inimest, hakka nendega töötama, et tegelikult ikkagi räägitakse, et maksimaalselt sinna 6 inimest, ma teen nendega trenni, aga meie regioonides on veel selline koolkond, kus sa õpid treeneriks ja sa lähed teed 40 inimesega trenni, on ju. Mis on jällegi ka selline, et aga kui need inimesed tahavad, miks ma siis peaks ütlema, et ei, leia endale, ma ei tea, jõusaal või sumba või mida ma ei taha teha, on ju. Aga ja siis nad on treenerid, kes teevad siis nii-öelda klassikalise pilatese põhimõttel. Nüüd on hästi palju neid pilatesel ka 100 versiooni, pilates, heat, sculpt, mis võib-olla ongi see, et sa venitad võib-olla vähem või hoiad seal staatilise asendusega, aga sa keskendudki lihas tööle. Et see sculpt on lihtsalt MyFitnessi kontseptsioon, kus me siis eesmärgiga natuke ka lihast treenida. Ahah, et see tavaline pilates on ikkagi siuke nagu pigem klassikalisem, aga jah, sculptiga me natuke jälle mängime neid piired, me võib-olla võtame seal hantlid, teeme võib-olla neid harjutusi, mida sa seal klassikalises pilateses ei tee. Ja siis reformer on siis reformeritel. Okay. Aga kuidas te üldse nagu võtate endale mingid trennid kavas, et nagu see Fusion pilates ei ole ka ju nüüd väga kaua olnud pildis? Et kuidas te tulite selle peale, et selle näiteks võtate või kuidas see protsess nagu välja näeb? Ma olen praegu raigelt fänn selle Studio X-il on ju, nagu see mulle hullult meeldib, ma ka hiljuti avastasin selle, et kuidas te tulete selle peale, käid ringi mööda maailma ja siis vaatad, mis trenni tehakse, kus? Mina olen suhteliselt, ma ütlen nii, et ma olen oma eluajal teinud kõiki trenne. Zumbat ei ole, sest nii-öelda kunagise tantsijana, Zumba minu jaoks, ma ei suuda seda teha, sest mul ei ole ka Ladina-Ameerika rütmid väga hingelähedased ja seda ma lihtsalt tõesti ei suuda teha. Aga jällegi, jumala eest, kui sulle meeldib, miks siis öelda, et ei, ma ei tea, tee midagi muud, on ju. Ja ma ei ole ka spinningut kunagi andnud, ehk siis siserattatrenni. Vesi aeroobikast, kõik aeroobikastilid olen ära andnud, aga ikkagi see ju käid, et mis nüüd populaarne on. Ma ei saa nagu raiuda MyFitness treeningute juhina, et kõik peavad käima jõusaalis. Et ma tean, mida inimestele meeldib, ma pean mõtlema, et mis meeldib sulle, mis meeldiks sulle, kuidas saada see inimene tööle või nii-öelda mitte tööle, vaid siis treenima. Ja mulle ikkagi meeldib hästi trendidega kursis olla. Et sa jälgid siis nii-öelda sotsiaalmeediat päris palju. Okay. Et mis maailmas nagu toimub ja ma ei arva, et muidugi võib öelda, et Eesti on trendidest maas 5 aastat on aga ma ei ole nagu selle usku, et ootame nüüd 5 aastat või eestlastele pole vaja või see Eestis ei läheks, on ju. No tegelikult läheb, vaata. Proovime, kui läheb, et internet on ju tasuta nii-öelda, et kas siis need, kes vaatavad, ma ei tea, TikTokist, et ma tahaks ka siis, et ei, meil on praegu siin veel... Meil on teised ajad. Aga ma mõtlen, et kas praegu on ka, ma ei tea, kas tohib midagi öelda, kas MyFitnessi midagi uut äkki tulemas, mingit uut trenni või praegu on siuke kindel kava ja... Tegelikult oleks kogu aeg midagi uut tulemas, et ega siin nagu sellist piiri otselt ees ei ole, vahel lihtsalt lööb see, et kas mul on piisavalt nii-öelda inimesi ja treenerid, kes kaasa tulevad, sest ikkagi sa natuke pead minema mugavustsoonist välja, mõtlema, et näiteks, et ma olen harjunud seda Fusionit andma, aga nüüd ma pean ju natuke pingutama, natuke midagi uut õppima, aga Lätis ja Eestis on meil ka see plaan, siis kui me jälle natuke midagi siin kas uut ehitame või arendame, et Lätis on meil näiteks Booty-stuudio. Jaa. Et kuigi meil on mis see endast üldse kujutab see Booty-stuudio? Siin on ka Booty-zone, aga see tuli ka pärast remonti. See tuli ka pärast remonti, on ju, et Rocca al Mares on meil ka Booty-zone, kus on siis ainult nii-öelda alakeha fookusega masinad. Aga Booty-stuudio on meil siis, kus Lätis on siis ka nii-öelda nagu Studio X, tume ruum. See muidugi on meil täiesti first
first class, mis, noh, sa astud saali sisse, sa ei ütle, et sa oled trennisaalis on ja selline tunne, et sa oled veits nagu kuskil sigaritoas on ja, meil on lühtrid laes, meil on tapeet seinas, meil on hoopis, noh, täiesti teine feeling, et ja siis on need stairmasterid, ehk siis trepid. Oh jumal. et siis sa nii-öelda nagu Studio X-is, et sa vaheldud, astud trepi peale ja siis teed tuharaharjutusi põrandal. See tundub väga jõhker mulle miskipärast, sest minu see Stairmaster tõmbab mul niimoodi pulsi ülesse. Ta tõmbab hinge kinni. Ja ta tõmbab väga hinge kinni, ma väga nagu ignoreerin seda vatsina. Aga noh, seal ei olegi kaos, oled seal maksimaalselt 6 minutit, sest noh, see ongi selline... Ega sa muidu vist ei jaksakski kaua? Noh, nii-öelda inimesi on erinevaid, mõned teevad seal tund aega on ju, aga selline 10 minutit on juba... Noh, näiteks mina alati valin, et kui mul oleks vaja... Vahel ma kunagi tegin nii, et kui mul on vaja valida, et ma tahaks näiteks ruttu kalorit kulutada. Et kas sa oled 10 minutit Stairmasteri peal, kus sa reaalselt suudad näiteks kulutada ära 100 kalorit või sa lähed kõnnid, noh, päris palju kõndivad 100 kalorit ära kulutada. On ju. Aga jah, see läheb nagu päris hästi ja siis on meil Riias veel hot stuudio, ehk et hot yoga, hot pilates, hot kas või nii-öelda lihtsalt mingi lihastreening. Et see hot on ka nagu päris, ta on populaarne, aga ta on päris mõnus. Et ikkagi, kui sa nagu tunned, et sul lihtsalt higi siin nagu ületab, on ja noh, kas sa nüüd, jah, ei no muidugi sa kulutad võib-olla natuke rohkem, aga ta on kuidagi nagu mõnusam teha, et ma tean, et ma olen juba nagu veits soojem, et jah. Kas see nagu, mis see soojusaste on seal mingi... Tegelikult ta võiks olla selline, noh jällegi varieerub, aga ta on ikkagi 35-38 kraadi. Oh jumal. Mõtle tegelikult nagu, noh, ma ei tea, isegi kui trenn, ma ei tea, sa ei ole trenniga nagu parim sõber on ja, aga kui sa saadki mingid uues keskkonnas olla või selline, et sa oled kuidagi distracted sellest, mis toimub nagu sinu ümber, versus see, mida sa tegelikult teed. No ma võin tegelikult samu harjutusi teha, mida ma jõusaalis võib-olla üksi teen, ja ma ei tea, kõulias, seljalias või kükke, mis iganes. Aga näiteks, kui ma olengi kuskil, ma ei tea, soojas ruumis või pimedas lühtritega ruumis, siis ma võib-olla olen nii meeltesegaduses, et siis ma teen neid harjutusi palju rohkem ja palju lõbusam. Aga minu arust on see ka... Ma arvan, sinuga toimiks. Mulle meeldib rühmatrennide juures see, et mul on siuke... Ma käisin mingi aeg jõusaalis väga palju. No, meeldis käia, aga siis mul tekkis see, et ma kuidagi jäin liiga oma mõttesse. Nagu ma unustasin kõik need setid lugeda, mis mitmes harjutus mul oli, ma unustasin ära, aga minust rühmatrenniga on see, et sul on see fookus kogu aeg, sest et treener kogu aeg räägib, sa pead kogu aeg vaatama, mis toimub. Et minust on fookuse jaoks ülihea, et inimesed, kellel näiteks ATH näiteks, neil on kindlasti ülihea see sellepärast, et sa kogu aeg pead nagu kaasas olema selle kogu trenni kiirusega, et sul ei ole aega vahtida ringi. Plus veel, no isegi kas aega vahtida mitte, aga minu jaoks on nii oluline see, et ma ei pea ise mõtlema. Näiteks eriti veel, kui sa tuled pärast tööd või ma ei tea, vara hommikul on ju, kui sul on veel uimane ja kuidagi väsinud, siis on see, et sa tuled siia, treener ütleb sulle, sa teed nii nagu, temal on kava olemas juba, sa ei pea mõtlema selle peale ja mida ma olen tähele pannud, on see, et näiteks üksinda teeksid jõusaalis, siis sa ei pushi ennast nii palju, siis kohe kui väsimus tuleb, siis on mingi okei, davai, lõpp on ja, aga kui sa rühmatrennis ja sa näed, et kõik teised lasevad edasi ja sa pead edasi laskma, siis sa teed ka lõpuni. No see on, tegelikult see ongi ju rühmatrenni eelis, et ikkagi nagu, mul on ka nagu kahju kuulda vahel, et et see on nii mõttetu või mis sa seal rühmatrennis käid kargamas on ja, et ma tean, et inimestel on endiselt jäänud mulje, et see on see Jane Fonda, kes teab, kes on Jane Fonda? Mina näiteks ei tea. Ma ei tea ka. Okei, ta on... Eva hakkab nutma. Ei, see on okei, tegelikult ta on endiselt veel elus, ta on päris vana, ta on kõvasti üle 90, minu arust võib-olla ma olen ise sassi. Ta näeb mega hea välja, ta on tegelikult ka filminäitleja. Ma ei tea, näiteks vähemalt viimane film, kus ta kindlasti on vahepeal veel olnud lihtsalt üks film, tuleb kohe ette, on see J-Loga, on see Monster in-Law. Aga tema põhimõtteliselt siis alustas aeroobikaga. Et tema tõi siis selle nii-öelda naistele, ütleme, et selline aeroobne tegevus sai üldse alguse 70-ndatest, kus siis nii-öelda arstid hakkasid ütlema, et tegelikult võiks nagu südamele midagi teha, et siis oligi selline rattasõit, jalutamine, jooksmine, aga jällegi, et
kui sul on 3 valikut, kas sulle sellest 3 valikust võib-olla üks, mitte midagi ei meeldi, siis üldiselt sa ju ei tee seda. Ja siis Jane Fonda tõigi siis sellise aeroobika nii-öelda, et hakkame nüüd kõik koos liikuma. Aga meil on ikka inimestel ikkagi jäänud veel meelde, et see rühmatrenn ongi see aeroobika, kus me kõik teeme neid samu kombinatsioone, tantsime. Et kui sa juba liigud nagu 2 sammu, võib-olla ka näiteks koordinatsioon, teed 2 sammu kõrvale, see on juba tants, on ju. Siis mehed on eriti, mis sa seal tantsu teed. Aga see rühmatrenn ongi, et vahel, ma vaatan inimesi jõusaalis, mul on see, et miks sa teed seda pausi praegu? Su raskus polnud üldse nii raske, et sa peaksid seda pausi nii pikalt tegema või et sa istud oh my god, ma ei julge juuksi minna käima. Ei, ma selles mõttes, et ma tegelikult üldiselt ma ei hinda, ei judge'i tegelikult inimesi, et tõesti iga üks teeb ja ma ei tea ju, miks ta teeb. Võib-olla tal oli mingi õlavigastus ja tal ongi vaja teha hästi pikalt, on ju. Aga ma ikkagi vahel mõtlen, et samas kõik ei ole vigastatud seal jõusaalis, et sa pead seal telefonis 10 minutit istuma 2 seti vahel, on ju. See on see, ma arvan, see tänapäeva generatsiooni asi ka, et see telefoni sõltuvus on tegelikult nii suur ka. Et ja siis sul ongi siis, ja samas, nüüd ma lähen küll jälle sajasse teemast, on ju, aga siis tekib jälle see, et mul pole aega jõusaali minna, ma pean seal 2 tundi olema. Panen see telefon ära, siis sa läheb rutta. 50 minutit ja kõik, on ju. Aga rühmatrenn ongi nagu see, et ma ei saa ära minna, tähendab muidugi sa saad, aga siis on nagu imelik. Siis on nagu imelik. Paljud ei julge. Et aga jõusaalist on see, et tead, tegelikult mul oli eile nagu paha olla ja siis tegelikult see õlg on näiteks valus. Okay, et ma täna puhkan, on ju. Siis sa lähed minema, siis sa tõesti võib-olla ei pinguta. Minul on kogu aeg, et kas ma tegin nüüd 8 või oli see 9, siis mul on see, et ma teen igaks juhuks 2 veel, sest ma unustasin lugeda. Aga siin rühmatrennis sa lihtsalt teed, lülitad välja, sul oli raske päev. Ma ei pea mõtlema, et ma tahtsin teha oma kava jõusaalis, see masin on kinni, seal istub inimene telefoni peal. See on kinni, siis mis ma siis teen? Mis ma siis nüüd teen? Kas ma nüüd ootan või ma siis kiirelt mõtlen midagi välja? Et lõpuks ongi nii, et kellele meeldib üksi nokitseda, palun väga. Ma arvan lihtsalt, et kui treener ütleb hästi kindlalt, et ei, sa pead ainult minema sinna, ainult see on kasulik. Mina ütlen tänapäeval seda, et muidugi öeldakse, et mis te siin Reformeris teete. Aga kui mul on inimene, kes ütleb, et ma istun diivanil või ma käin siin Reformeris. Aga ma ei lähe jooksma, ma ei lähe üksi jõusaali, ma ei lähe sinna, mis ma siis ütlen talle, et ei, ära tule. Istu diivanil edasi, on ju. Tead, mis on huvitav? Ma käisin siin pilatestrennis ja nii naljakas näha, et mehed actually käivad. See oli minu jaoks nagu, ma kuidagi, ma ei tea, meeste jaoks võib-olla see tundub liiga naiselik. Aga tegelikult see on samamoodi meestele ka raske trenni. Mul on siuke tunne, et nad enamus ajast ei saa aru, et tegelikult need MyFitnessi rühmatrennid ei ole ainult naistele. Kui ta, ütleb nii, et jah, võib-olla sumba on, et sa tunned tõesti, et ma pean siin nagu puusa liigutada, kõik ei taha puusa liigutada. Aga ma tean seda, et vaadatakse sealt aknast ja mis asi see on. Ja siis mul vahel nii, et me teeme täpselt sama harjutust, mis sina teed selle masinaga, on. Et lihtsalt, ma ei pea iga kord 100 kilo lükkama iga trenniga. Aga meestel on üldiselt see, et kui nad üldiselt tulevad koos oma naisega, siis ma näen, et kas see girlfriend on, siis nagu praegu tuleb muga kaasa. Aga kui ta korra ära käib, siis tal on nagu nii, et või tal on see ehmatus, et pekki küll, mingi tädi teeb mul kõrval lükkab, on ja siis umbes mul käsi väriseb. Et seal on 2 emotsiooni, on, et vahelt ongi, et kui on ka mitte reformeris, sa näed, kuidas need mehed vaatavad nagu ning, et ei ole võimalik, et te kõik jaksate, on. Kõik teevad ära. Aga see on jälle selline erinevus, et kas ma teen 10 korda ja siis puhkan 10 minutit, on. Aga seda ma olen küll tähele pandud, et naised, võib-olla ongi, mehed alustavad hiljem ilmselt, on ju, julge võib-olla kohe tulla, aga naiste kuidagi on see tasakaal nii palju parem. Sest ma mäletan, mingi aeg ma olin spordi, kuidas see on, nagu akadeemias on ja seal oli niimoodi, et poistel oli eraldi kava kui tüdrukut. Me kõik tegime koos trenni, aga et poistel oli aeroobika osas oli teistsugune kava, sellepärast et nad ei olnud lihtsalt üldse paindlikud. Jah, nad ei paindunud kuidagi pidi, on ju, ja siis tekkisid omakorda veel need tasakaaluprobleemid, siis nad ei suuda hoida mingeid asendeid, et neil oli väga palju hullem, see kuidagi üritati väänata neid lahti enne, kui nad üldse said meiega liituda. Aga ütleme jälle, tore on vahel jälle kuulata, et kus treenerid ütlevad, et ei ole ju naiste või meeste harjutusi. Et ma lähen jõusaali, et nüüd kükk, nüüd ma teen naiste kükki.
aga nüüd ma teen meeste kükki, et noh, et milline see naiste kükk või milline üldse see naiste harjutus on ja. Ja muidugi ma, noh, endal on ka näiteks annad mingit, ma ei tea, mingit lihastreeningut, kus ma mõtlesin, et ma teen tuharale just seda harjutust on ja siis vaatad, et mees on trennis, mõtled, no okei, see on veits naiselik harjutus on ja. Aga noh, samas, et ega siis lihasgrupp ei tea, täna ma ei kasva, siis see oli naiste harjutus on ja, et noh, see on sama nagu, ma ei tea, su keha ei tea, et kas sa nüüd said kalorit, et kas see oli nüüd banaanikalor või oli see šokolaadisuhkrust saadud suhkrukalor on ja, et noh, ei tee ju mingi lihas aga noh, lihtsalt inimesed ja võib-olla ka vahel sotsiaalmeedia tekitab ise, et noh, see on nagu naistekas on ja. Tegelikult see on nagu nii kurb, et see võtab nagu selle, et sa siis ei proovi nagu neid uusi asju, sa oled nii selles kuidagi selles kastis kinni, et ma nagu ei astu üle mingi piiri, et see on juba liiga naine või see nagu ma ei tea, võib-olla kardetakse, see on liiga gei, no ma ei tea, see on nii meestelik. No vaata, ja mehi on ju ka, et ei saa ju öelda, et kõik mehed tahaks teha rauda. Ja. Aga siis sellel mehel, ma kardan vahel, et tekibki see, et noh, tegelikult ma tahaks minna sinna. Et tegelikult ma hea meelega käiks seal, aga noh, võib-olla ongi see... Ja, et sõbrad ütlevad, kuule, see on mingi mäelik. Et noh, sellest vahel on... Kõige parem on alati öelge, et arst käskis ja et teil on mingisugune selja... Et mul on seljaprobleem, nüüd ma pean minema joogasse ja issand, mul on puusad on kinni ja ma jään lombakaks, kui ma ei lähe süüdistage arsti. Aga noh, ütleme nii, et vahel ikkagi... Ma näen, et mujal maailmas ka ikkagi seda Ronaldoga püütakse nagu mehi sinna reformerisse meelitada, et kamaan, et... noh, et kas sa siis oled nagu rohkem mees kui Ronaldo on et kui Ronaldo teeb nagu oma treeningrutiinis teeb nagu reformerit, et noh, et siis sa ei saa öelda, et ma lähen teen rinda hoopis. Aga näiteks kui oletame, et tuleb täiesti selline inimene MyFitnessi ja ta ei ole mitte kunagi trennis käinud, kus ta peaks üldse alustama või kuidas ta teab, kuidas üldse sellest suurest nimekirjast trennidest midagi endal valida? Ma kujutan ette, et see on nagu mega raske. Ma mõtlengi, et tegelikult see list on ju pikk. Et see list on pikk, aga noh, ma ikkagi, kui vahel ka mõni küsib, siis ma ikkagi nagu ütlen talle ise, et sa pead ära otsustama natuke seda, et kas sa pigem tahaksid, et kas see rühmatrenn on sinu jaoks täiesti no, ma ei ole nõus ta proovima, et sa tahad ainult nagu jõusaali minna ja siis on ka ikkagi, et kui ma ei tea, ma ei tunne seda masinat, siis on ikkagi parem personaaltreener. Kas või 1-2 korda. Okei. Aga kui mul ei ole nagu vahet, et ma võin ka rühmatrenni nii-öelda, et ma ei karda rühmatrenni, siis mina soovitaks küll ikkagi tegelikult igasugusest rühmatrennist. Aga näiteks, kui eesmärk oleks kaalu kaotada, kas siis on mingi rühmatrenn, mis nagu teeks seda kiiremini kui mõni teine? Ei ole. Minu arust on just tore see, et rühmatrennidega nagu vaata ikka, kui jõusaalis inimesed käivad, siis kuuled, mul on täna jalapäev, mul on täna käepäev, ma teen täna kardiot, mis igas. Aga siis, kui sa rühmatrenni valid, nagu see, täna võtan selle, kus võtan on ju jooga esmaspäeval, siis teisipäeval bodypump, kolmapäeval booty, et siis sa nagu võtad erinevad rühmatrennid igaks päevaks, siis teed niikuinii kõik oma erinevad lihasegrupid ja erinevad trennivormid läbi, et ma ei tea, ma teeks vist niimoodi, kui ma alustaks. Ma katsetaks, ma lihtsalt käiks katsetaks, sest et ma ei saa nagu, mõni ütleb ka, mis on see kõige parim, ma ei tea, võib-olla sulle üldse ei meeldi see, võib-olla sa lähed sinna, vaatad, see treener ei sobinud mulle. Et lõpuks on ikkagi selline, katse-eksitusmeetod ja sina ütled, see on mu lemmiktrenn, teine ütleb, et issa ma vihkan seda trenni ja kus see nüüd see, kus me teame, et pigem mõelda enda jaoks välja, nagu kas ma ei tea, tahangi joosta või ma tahaks rahulikke nagu paigal olevaid harjutusi teha, et siis mina üldjuhul, kui näiteks on mingi võõras trenn, kus ma pole kunagi käinud, siis ma just vaatan seda kirjeldust, mis seal öeldakse. Aga need kirjeldused, ütleme on ju ka on suht midagi ütlevad. Aga mitte midagi, sest et ma olen ju neid eluaeg kirjutanud ja siis ma olengi kirjutanud, et mõnus, tore treening. Mis on mõnus, tore treening? Kas sinu jaoks on see burpee, mõni ütlebki, et mu lemmikharjutus, ma tahan burpit teha, mõni ütleb, et ma põgenen on ju. Aga siis see kirjeldus ongi selline tore, üldfüüsiline, mõnus kogu keha on ju. Et ma ei saa tegelikult ära kirjeldada, mis seal trennis. Jah, ma võin öelda, et treenitakse ainult alakeha või fokusseeritakse või näiteks ma saan öelda, et pole hüppeid on ja et inimene teab kohe, ma vihkan hüppamist või mul on põlvaige on ja et ma ei lähe sinna tundi, kus pole hüppamist. Aga üldiselt need kirjeldused on... Need on suht midagi ütlevad, aga mida ma olen enda jaoks avastanud on see, et kas on kirjas, et treening toimub sokkis või seda ei ole kirjas. Siis ma tean, et kui on sokkis, siis ma tean, et okei.
mati peal kuidagi moodi, et paigal on, et ma ei pea ringi ma ei tea, tänapäeval ka need on jube popid trennid. On ikkagi, et ma ei tea, kas siis ei viitsita tosse kaasas kanda, on ja... Tost on lihtsalt kalliks läinud. Meil ei ole raha. Aga ütleme välismaal ka vaatad igasugune skalpt trenn, mis toimub paljajalu või sokkidega, on ja et keegi ei tee, mul on see, et keegi enam tossuga ei teegi enam trenni. Kui sa just jõusaalis. Isegi jõusaalis sa võid ju, sul on ju tegelikult jalg on siis täiesti maas, et sul ei ole mingit kaldenurka, et siis suht paljud ju tõstavad kangad. Tõstavad, me ütleme, tegelikult me ikkagi nagu tahaks, et see toss oleks jalas, sest toss ikkagi veits kaitseb. Et ma tean, et see trend on nagu sokiga või plätuga on ja see on nagu see, et palun ära tee seda trendi praegu, et see on kõige hullem. Vahepeal oli see soki ja plätu trend on ja ma olin, see on lihtsalt spordiklubide jaoks on see lihtsalt õudusruudus on ja, et ma saan aru, et sa ei tulegi noorele inimesele ütlema, et kuule, pane jalga. Sa ei käi niimoodi. Et aga lihtsalt kõrvalt vaatan on see, et palun pane toss jalga. Ikkagi, ta ikkagi kas või kukub mingisugune 50 kilo ei päästa enam midagi, aga ikkagi, kas sul on midagi kukub. Komistad kuskile, ma ei tea. Sokk läheb ka higiseks, ma ei tea, mis iganes. Kõik see hügieeni asi muidugi. Ja veits hügien ka, et kas ma nüüd tahan, ma ei tea, seista samas kohas oma sokiga, kus nagu teine. Lihtsalt ma saan nii aru sellest, vahepeal oli. Sina oled see faktorite hull. Siiamaani on see trend, et lennukisse tuleks ka vaata plätudes ja sokkis ja mis iganes. Ja see on ka nii jõudnud, ma sama tunne. Ma ei ole kunagi sihukese asja pealt tulnud, minna plätudes lennuki peale. Väga paljud lähevad mingi sokkide või mingite oma sussidega vaata, et siis sa oled seal. See on minu jaoks ka täiesti õuduskuubis, ma kujutaks ette, et ma läheks nagu lennukisse paljajalu, nagu miks. Nagu, jah. Need inimesed ärge tehke seda. Aga sa mainisid... Panen ma varbad sinna kellelegi kõrvale. Ja mõttes peab pediküür ka alati korras olema. Aga ma tahtsin seda ka veel rääkida, tulla selle juurde tagasi, et sa ütlesid, et kui alati uus trend tuleb, on ju, et siis sul on vaja neid treenereid, kes tuleks kaasa selle ideega, kes oleksid nõus neid trenne andma. Et esiteks, kuidas seda küsiti ka meie käest, et kuidas üldse saad MyFitness siis treeneriks? Mis peab olema? Jaa. Või kuidas sina jõudsid selles? Kas me palun räägime sinust? Me guugeldasime sind ja me saime... Meil on väga palju küsimusi. Meil on väga palju küsimusi. Ma pole ennast ammu guugeldanud, ma ei tea, mis sealt enam välja tuleb. No esimest... Me olime šokeeritud jälle. Ma eile lugesin, ma olin nagu, mis on juba nii palju uudiseid. Vahepeal olid mingid, kunagi, kui ma lapsed sain, seal oli, et Eeva Ottas pani oma lapsele nimeks. Ma mõtlesin ka, et miks see võtab nii suur uudis. See oli sellepärast, et mingi aeg ma jällegi, tegelikult ma ei olnud avaliku elu tegelane, aga ja vahel mul on hästi nagu vaata kahju vaadata, et kui kuskil ongi mingi näiteks, kas või Eesti Laulja paneb oma Insta-kontosse, paneb oma bikiini pildi on ja. Ja siis meedia võtab selle üles umbes nii, et Laulja X on ja näitab oma bikiini vormi ja siis inimesed ala kommenteerivad, et on vaja poosetada. Tegelikult, et see, et ajakirjandus nopib selle kuskilt välja, ei ole ju selle inimese teema on ja. Aga ma tegin kunagi ühte sellist tõsielusarja, nagu Eestis oli see Kaalust alla. Et USA-s, see oli siis USA formaat, The Biggest Loser, kus siis jagati inimesed 2 gruppi, kes siis tahtsid kaalu langetada. Nad pandi siis nii-öelda, nad elasidki nagu, tulidki, nii nagu tõsielu tehakse, et sa lähed kuskile elama ja siis mina lihtsalt olin nagu ühe selle meeskonna treener nagu. Ja siis sealt lihtsalt mingi hetk nagu nopiti, et mingi kaalusaate Eeva on ja. Väga hea nimi. Ja ei, alguses me nägime seda uudistest, siis oligi, et kaalusaate Eeva. Siis mõtlesin, mis asja? Kas võis olla Eeva? Ma mõtlesin, et saa käest osa. Mõtlesin, et issand jumal, Eeva nagu nii fit ja kõik asju vaata, et ei või olla, et ta nagu sai alguse kuskil kaalusaatest. Ja, ei, see oli, ütleme jah, USA see oli see ikka kestis palju hooaegasid, aga ta oli ikkagi see, et nagu tõsielu. Ma tegelikult mäletan isegi vist, see oli alati see, et ma ei tea, need tiimiliikmed pidid kõik vist kaaluma ja siis nagu kumma tiimi see kaal kõrgem oli. Kumb siis kaotas kõige rohkem kaalu on ja siis see nagu võitis ja siis kes kaotas, siis nad pidid nagu välja hääletama. Aga see oli selles mõttes päris põnev kogemus. Soovitad teistele telesse minna? Näete, saate kuulsaks. Ei, see on ikkagi, selles mõttes, et ma ütlen ausalt, ma ei kujutaks seda praegu ette, sest siis ei olnud ikkagi sotsiaalmeediat, see oli aastal 2009. Et kui praegu nagu iga üks postitaks, et kuradi loll treener, mis ta seal tegi on ja kas siis tegelikult oli selliseid ka üks endine riigikogulane, üks kuulus sportlane, ütles seal väga,
selles mõttes mina teda sellest ajast ei austan ja et ta, ta võttis ka sõna asjadele, aga vaat see ongi see, et sa ei tea tegelikult telgitaguseid, kuidas tehakse tõsielusarja, on ju. Ja mida seal peale jäetakse. Ja mis seal peale jäetakse, et noh, ma ütlen nii, et seda kaalumist ei olnud kord nädalas, on ju. Et ju kuidas sa nüüd võtad ühe päevaga mingi 5 kilo kellegi alla, et see ei ole võimalik, on ju. Muidugi, jah. Et siis oli nagu tore, noh, selles mõttes oli, osalejad olid kõik hästi, hästi toredad, aga seal oligi see, et otsusta nüüd ära, meil oli siis ühe teise MyFitnessi treeneriga otsustasime ära, et kes on siis see hea treener, kes on halb treener, mina ütlesin, mina võin see kuri treener olla. Aga noh, sa mängidki tegelikult seda rolli. No muidugi see näitlemine. See on tõsielu saade. Sest teistele muidu inimesed ei vaataks seda. Ongi, et mul ema ütles ka kogu hästi, et kuule, et kes viitsib vaadata kedagi, kes langetab kaalu, teeb tund aega päevas kepikõndi, et lähed siis kaameraga talle seda tund aega kepikõndi järgi. Jaa, nagu kedagi ei huvita, see nii igav. Ja sa tahadki näha seda, et ma jaksa, ma nutan, teen oma burpit ja kukun. Noh, et seda ju tegelikult inimene tahab vaadata. Meeldib vaadata, kuidas teised kannatavad lihtsalt. Nii, et mu mingid pealkirjad on jah sealt nagu pärit. Aga see treeneriamet siis tuli juba... See treeneriamet tegelikult tuli varem ja noh, ma ise alati arvan, et mul on jube hea lugu sellega, aga noh, võib-olla ei ole ka lugu, aga noh, mina olin nagu tantsija või noh, käisin siis nagu tantsimas ja minu jaoks see aeroobik oli ikkagi selline noh, pigem ei, et noh, et kus ma siis nagu tantsust lähen nagu aeroobikasse. Aga mis tants oli või mingi stiil? Tegin džassi ja hip-hopi, Okay. et siis see oli nagu selline Eestis veel ka lapsekingades. Aga siis mul tekkis kooli ajal üks boyfriend ja siis käisime koolis ja tema ütles, et vaatasin, et su ema auto on kooli eest. Ütles, et mu ema on trennis. Noh, ma tean, et meil koolis siis tehti nagu aeroobikat. Mina mõtlesin, et vau, mis ema käib trennis on ja. Noh, selles mõttes aeroobikas, et... ja siis me umbes läksime koolibussiga linna ja siis ta vaatab, et näe, mu ema sõidab jälle trenni ja ma mõtlen, issand, mis ema käib nagu, noh, läheb teise trenni on ja. Aga pärast tuli välja, et ema on aeroobikatreener. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma lähen, noh, ma lihtsalt tahan näha, mis su ema teeb on ja. Läksin trenni, läksin ka aeroobikasse, see oli kickbox, ehk siis nagu kõik boksilöögid nagu nii-öelda koreograafiasse siis. Okay. Ja siis ma olin, et oh my god, kui äge see on nagu, noh, ma sain hoopis teise vibe'i, ma sain selle mega mingi higistuse on ja siis ma lihtsalt hakkasin ta emal trennis käima ja siis ema ütles, kuule, et mul on vaja asendust, mina asenda seal on ja siis ma lihtsalt niimoodi nagu hakkasin pihta. Okei, ja nüüd ei saa sellest ametist enam mitte kuhugi välja, et... No nüüd ma olen siia jäänud, jah. Aga sa käisid veel, sa oled elanud Ameerikas ka? Ma olen... Räägi, mis sa seal tegid? Seal ma olen olnud vahetusõpilane. Räägime seda Ameerika. Ja ma olen olnud seal vahetusõpilane, siis ma olen tantsukoolis käinud seal New Yorgis, siis ma olen lihtsalt ülikooli ajal töötanud seal. Noh, nii nagu antakse noortele võimalust, mine tee tööd ja sa nii-öelda selle õpilastööviisaga on. Yeah. Et ma olen eluaeg lihtsalt hetkel küll mitte. Olen suur Ameerika fänn, praegu on see pausil, kuniks muutub. Aga et siin elama siis ei tahtnud jääda või niisugust tunnet ei olnud? Tuli kuidagi ajad muutusid ja noh, eks mul oli alati unistus, et ma lähen Ameerikasse tantsima. See on see suur dream. Jaa, aga vaata siis, kui sa tegelikult lähed ja siis sa saad aru. Et kui sa võid Eestis olla mingi aeg mingi parim tegija, et sul on mingi, 2 inimest teevad veel. Aga siis sa lähed Ameerikas kuskile trenni ja siis sa vaatad, et sul on 40 inimest, kes teevad kõik ühtemoodi, top level on ja. No siis sul on veits nagu see, et okei. Et ma oma ego alla panema. Jah, ego alla panema ja siis on võib-olla ka realistlik olema, et tegelikult mis mu šanss on ja. Et vanasti oli see, ma lähen eestlane läheb vallutab maailma, ma olen nii, et palun, mine valluta. Ei, muidugi proovima peab selles suhtes. Ei, proovima peab kindlasti, aga lihtsalt... Aga oletame, et nüüd täna mina otsustan, ma tahan treeneriks saada, tahan MyFitnessi tulla, mis ma teen? Siis ma tahan sinul nii-öelda tahteavaldust. Okay. 3 lehekülge motivatsioonikiri. Motivatsioonikirja ma isegi tegelikult ei taha, aga lihtsalt nagu sinu suust, et ma tahaks. Sest ma kuulen hästi palju see, et nii tore oleks, äge oleks, aga et davai, hakkame siis pihta. Ja siis me tegelikult teeme MyFitnessis ikkagi sisekoolitusi. Et kui ma näen, et mul on, kas siis ma kuulutan need välja või ma näen, et mul on päris palju juba selliseid e-maile tulnud, et tahaks, siis ma võtan selle pundi kokku ja siis me nagu teeme. Aga jah, miks ma kutsun ta tahteavalduseks, sest see ongi see, et oleks tore, ma vist tuleks ka ja siis kui on see, et hakkame pihta, siis on see, et ma täna ikka ei saa ja siis mul on kiired ajad. Et siis kui ma ükskord nagu selles on tehtud, võib-olla siis, aga vaata trenni sa ei saa nagu teha, et ma võib-olla
noh, ma ei tea, kas ma homme tulen siis rahva ette või tulen. Ja, aga ma mõtlen, et noh, teil on alguses, kuidas nagu valitakse, et mis treener hakkab mis trennis tegema või kuidas üldse nagu otsustatakse? Et oletame, et kui ma ise nagu tulen siia, ma mõtlen, tegelikult ma tahaks väga boksitreener olla. Ja sul number 1 ongi ideaalis ka see, et sa ise veits tead, mis sa tahaks teha, aga vahel on ka see, et ma näiteks, mõni ütlebki, et ma tahan olla näiteks pilatse treener, tahan seda fusionit teha. Aga siis ma näen, et su kehahoiak on veits selline, siis võib-olla su hääl on, et ma pean ikkagi nagu vaatama, et kas sa sobid siia tüüpi on. Okay. Et veits tuleb arvestada sellega, et sul peab olema certain look. Okay. Et kui ma olen võib-olla nagu väga lihaseline musklis, et kas see fusion või pilates, kas see on võib-olla sinu tüpaaž, võib-olla sul on hoopis näiteks mingi strong body või mingi muu MyFitnessi treening on ja või kui sa oled väga graatsiline, kas see boks on siis sinu see parim koht on ja sest inimene tegelikult tajub ära, et kuule, see ei sobi sinna. Muidugi, siis veel see ka, et kui ma tulen ise trenni, siis ma ju vaatan kohe seda treenerit ja milline ta on, et kas ma lähengi, ma ei tea, puutis, siis ma kohe vaatan, milline puuti tal endal on ju, kui olen siin Fusion Pilates, siis ma vaatan, milline ongi ta kehatoonus, kõik asjad, et sa ikkagi esindad seda trenni, peaksid olema justkui nagu motivatsioon nendele treenitavatele. Et see on kõik õige, et näiteks meil on, kui me teeme auditioni, ehk et ma siis nagu enne nagu selekteerin ära, et kes siis nagu tuleb, et seal ei pea üldse oskama ja ma ei eeldagi tänapäeval, et keegi peaks mingit trenni oskama juhendada, aga ma lihtsalt tahan näha, et kas sa nii-öelda ma kutsun, et valmista ette, et sa peaks näiteks küki või kätekõverdust lihtsalt õpetama, on ja ma tegelikult ei oota selle õpetust, ma lihtsalt ootan seda, et kuidas sa räägid, et kas sa oled nagu, teeme nagu kätekõverdust, või sa suudad nagu olla inimeste ees, on sest kui sa oled näiteks 20 või 40 inimest ja keegi tuleb veel suga, kahjuks on neid kliente või liikmeid, kes tulevad näiteks treeneriga õiendama, et kuidas sa pead ju olema nagu autoriteet. Sa pead ju nagu suutma siis inimesele vastu nagu argumenteerida. Et sa ei saa nagu nutsma hakata selle ees, et ma ikkagi natuke vaatan seda personality't, et kas ta suudab ohjata asju, on või ta on lihtsalt see, et ma lähen nagu minema kohe, ma ei tea, on Aga ja karm asi on see lukk ka, jah. Okay, on, jah. Ja lukk nagu vahel ei ole isegi, ma isegi räägi kehakaalust. Okay. Aga vahel on see, et vaata, et mul võib ükskõik minna kehakaal olla, aga ma pean oskama seda riietega teha ilusaks. Okay. Et kindlasti mina nagu tõsiselt ma ei ole vaadanud minu jaoks treener, ma tean, et see ei ole või kõigile see ei sobi, aga mina ei vaata treenerit kehakaalu järgi. No see on aus. Aga kui sul on, võib-olla tõesti, sul on suurem kehakaal, see volt tuleb üle püksi ääre, pane selline püks, kus volt ei tule üle ääre. Okay. Või kui sul on sokid lontis või retuusid lontis on või sokid mustad. No, sest et sa esindad ikkagi. Sa pea pestud või mõni tuleb selline, et kuidagi pats kukub kuskil ära, siis on sokid mustad, retuus on lontis. See on see, et aga kuidas sa siis, esiteks sa pead MyFitnessit esindama ja teiseks inimene kohe vaatab treenerit. Sa sama lähed juuksurisse, sa vaatad ju ka, millised juuksed tal on, kui tal on ilusad, siis ma usaldad teda ja kui tal ei ole, siis tekib küsimus. Aga seda veits nagu tänapäeval ikkagi ei saada sellest kahjuks veel aru. Ei saada, jah. Aga mis siis, kui ma nüüd siis sobin on ja kõik mul on esinduslik välimus, suhtlus on hea, mis siis edasi saab, kuidas see programm välja näeb? Siis on meil koolitused, kus sa siis pead osalema ja ega seal ka koolituse ajal tuleb vahel välja, et võib-olla kõik nagu ei sobi, et päris nii, et ma selline, et umbes ma läbisin koolituse, anna mulle see trenn, sest ma ütlen alati treener, et vaata, ma võin sulle ükskõik anda, et mina tegelikult ei otsustab inimene. Et mina lasen su inimest ette siis, kui ma tean, et sa oled valmis, et inimest ei lähe su tunnist ära, sest keegi ei tule, ükski inimene ei taha oma aega raisata. Ja kui ta saab sinu käest halva kogemuse, ta ei ole nii, et vaataks, kas täna see treener teeb nagu parema trenni. Annan uue võimaluse. Et on väga vähe inimesi, aga üldiselt on ei. Pigem ei, sest me hindame ikkagi seda vaba aega, mis meil on ja tahame seda maksimaalselt. Ja siis ma ütlengi sulle, et ma tean, et sa väga tahad, aga ma rikun siis lihtsalt sinu oma nime ära. Ja siis ongi, et me teeme koolitusi, siis ta hakkab harjutama, ta peab ise kodus harjutama, siis ta harjutab seda trenni andmist, siis ma panen ta teise treeneri kokku,
ta käib seal nii-öelda teise treeneri tunnis siis tegemas töövarjuna. Töövarjuna, ta teeb mingit asja, on ju, ta saab nii-öelda selle päris inimeste kogemuse, aga inimesel ei ole ka niimoodi, et nagu, et kes see on ju. Okay. Et siis see teine treener toetab teda, saab natuke teha ja siis, kui ma näen, et kuule, tegelikult sa oled valmis, siis see on nagu pea ees vett, on ju. Okei. Et selles mõttes päris palju julgust peab olema, et niimoodi, tegelikult ei oleneb muidugi trennist, et siin on muidugi 18 inimest, aga mõni trenn on 40 ja siis on küll siuke, et minul võtaks küll käe värisema. Aga ta võtabki ja ega ta võtab minul ka käe värisema. Et vahel on ikkagi see, et mul niimoodi käsi väriseb, siis sa mõtled, come on, Eva, sa oled teinud seda 20 aastat, on ja. Aga ikka mingi, eriti kui ma teen mingi uue kava või mingi uue asja, siis mul on nagu see, nagu please like it, on ja. Ja siis on see, et palun, et teile kõigile meeldiks. Ja siis mul nagu käed värisevad või vahel, ütlen ausalt, on mõni inimene, kes sa tead, et ta lihtsalt vihkab sind. Kuigi ma tean, et ta tegelikult ei vihka sind, aga tal on lihtsalt terve tunni nägu see, et see on kõige tund, kõige lollim treener on ja siis see nagu, ma tean, et ei tohi teha, siis ma lähen nahast välja, siis ma püüan, et kas sa oled ikka õnnelik. Ja siis ma tean tegelikult, kui ma lähen trenni, mul on endal ka sinna kala nägu peas, mõtlen hoopis mingite muud mõtteid on ja siis treener vahest kiigistab, et kuule, et see inimene vihkab seda trenni on ju. Ma käisin Stuudio X-is ja ma ei mäleta, igast trenn sai läbi ja see treener küsis mul, miks sa nii kurb oled, aga tegelikult ma lihtsalt keskendusin. Minu arust see oli too aeg, kui me üritasime seda MyFiti asja nagu teha on ja ma üritasin nagu mingit contenti teha, mingit Stuudio X-is pilti ja ma kuidagi nii keskendusin, ta oli, et miks sa nii kurb olid terve trenn, ma mingi ei, ma lihtsalt nagu, mul kogu aeg käis mõttes nagu mingid ideed, mida teha, vaata. Mõttes nagu oli kurb, siis ta mõtles, et mul äkki ei meeldi. Aga tegelikult reaalsus on see, et treener lihtsalt nagu oma peas igistas lihtsalt nagu, mis tal viga on ja miks harjutus talle ei meeldi, et mis ma jälle valesti tegin on ja ma tean, et see on minu viga on ja, aga ei ole tegelikult. Aga kuidas seda trenni motivatsiooniga on, et tänapäeval on üliraske, et meil on kõigil kiired elud, kus ma võtan selle, et okei, täna see tund aega ma lähen trenni, kus see motivatsioon peaks tulema? Täna ausalt ei tulegi mitte kuskilt. Ei tulegi, on ju? Ma arvan, et see inimene, kes mõtleb välja mingisuguse tableti või mingisuguse koolituse, mis päriselt töötab, see saab maailma rikkamaks inimeseks. Nii, et hakkake võtama. Motivatsiooni, aga seda ei ole. No ei ole lihtsalt. Sa ise pead tahtma, sul peab olema mingi eesmärk. Iseloom ikka. Ma arvan ka, et see eesmärk on vist kõige parem, mis nagu inimesi sunnib midagi tegema. Jah, kas siis eesmärk või siis lihtsalt see, et ma lihtsalt pean. Ja ütleme, mina ei ole nagu selle jutu fänn, et umbes, et ma ei tea, liigu, et sul oleks tulevikus parem elu. Okei, kui ma olen üle 40, siis ma veits hakkan vahel mõtlema, et miks siit valutab nagu, mis sama see nüüd on ja. Aga kui sa oled 20, 18 on ja, sorry, aga sa ei mõtle, et ma tegelikult käin trennis sellepärast, et ma tahan, et mul oleks 70-aastasena ilus elu on ja sa ei mõtle sellele, see on fakt on ja. Et siis sa mõtledki, siis sa käidki muud asjade pärast, kas see on mingi sotsiaalne koht, on sul sõbrad, tahad ilus välja näha, et ma arvan, et liiga palju ka võib-olla tahetakse mitte rääkida sellest, et me tegelikult tahame ilusat välja näha. Ja me ei käi kõik selleks, et ma ei saa ka eeldada, et kõik, kes treenid tulevad, tahavad kaalu kaotada. Mõni tahabki, ma ei tea, seljavalust lahti saada. Aga väga paljud tahavad ikkagi lihtsalt, ma tahan, et mul need lemmikpüksid jalga läheks. Tegelikult see on hea nagu eesmärk, mida nagu täitest, et siis sul on mingi motivatsioon ja sa saad neid püksi iga päev jalga panna ja kurat ikka ei lähe ja ma lähen täna jälle trenni. Teed, mis teed, et ma ütlen, et ka mina, ma tõesti ma peaks, aga ma ei suuda nagu mõelda, et ma teen praegu, et ma pean käima trennis, et mul oleks 70-aastasena parem. Ma ei taha veel mõelda nii kaugele. Võiks, aga inimloomus ma ei usu, et siis sa pead ikkagi olema väga korralik inimene, et sa mõtled nagu tuleviku nimel. Ilmselt vaata, kui sul on koolis on deadline 2 kuu pärast, siis sa hakkad ikka tegema üks õhtu enne, mitte see, et sa hakkad 2 kuud varem tegema. On neid, kes teevad järgmiseks päevaks valmis, aga palju neid on? Ei ole ju. Aga mul näiteks täiega aitab see, et kui ma rühmatrenni, kui ma olen nagu kirja pannud ennast, vaata, siis mul justkui on nagu ma pean. Et mul on nagu justkui nagu, et sul on nagu see tunniplaan on ja siis paned selle kirja. Sa paned nagu terve nädala endale kirja kohe või? Ma tegin, siis kui ma töötan, siis ma tegin seda niimoodi, et ma panin igale poole hommikusse, õhtusse, kuhu sain ja nädalavahetusel ja ma olin väga palju järjekorras ja siis ka mõtlesin, et okei, ma ikka saan kohale, läksin kohale ja saingi. Et ma täitsin väga usinasti enda tunniplaani. Aga ma nüüd teen seda sama asja, et lihtsalt kuidagi, kui sul see on kirjas seal,
siis on niisugune kohustus, et ma ei tea, ei taha nagu maha võtta. No see vaata tegelikult ka see nipp, noh öeldakse, et see on see üks nipp, et sa lihtsalt paned oma trenni. Et noh, paljud inimesed ütlevad ka, et ma ei tea, mingi CEO-d, et noh, et ma panen selle trenni sinna kirja ja mind ei huvita, et ma ei võta seda koosolekut, ma ütlengi, et sorry, aga mul on see aeg kinni, on ju. Jah, lihtsam on, et okei, noh, ma tühistan ära, et teeme siis selle koosoleku. Aga lõpuks ongi, et noh, kellega siis mängid, sa mängid tegelikult iseendaga ja vahel on mul ikkagi selline tunne, et võib-olla ma teen kellelegi liiga, aga et võib-olla seda motivatsiooni otsivad ikkagi need inimesed, kes võib-olla ei ole seda trenni toredat feelingut saanud. Jah, ma arvan küll. Et, ja ma üldse ei ütle, et trenn on tore. Oleme ausad, trenn alati ei olegi tegelikult. Ei ole tore, sa lihtsalt teed, ei ole, aga vaat see trenn, see tunne pärast. See on jah. Meil oli kunagi kuskil konverents, oli mingi keynote speaker, see oli tegelikult jumalast hästi rääkis. Ja siis ta ütles, et noh, tema nagu rääkiski sellest, et sul on valikud elus, on ju. Et kas ma pean dieeti, aga ma saan selle mingi püksid jalga või ma siis söön seda kooki, aga ma ei saa neid püksi jalga, on ju. Ja siis ta ütles, et alati ta käib spordiklubis ja siis administraator ütleb talle, et have fun. Ja siis ta ütleb, et mis fun on, et kas sa saad aru, et ma vihkan siin olemist, aga ma käin siin, sest ma tahan saada kõhulihaseid. Et noh, ja siis sa lihtsalt tegelikult peadki natuke võtma, et ei ole nagu sellist hetke, et ma tahaks, et mul oleks fun, tore, liblikad ja kõik on hästi, on ju. Ja siis ma saan seda, mis ma tahan. Tegelikult, noh. Ja, kõik võtab ikka. Õige, aga pead ikkagi vaeva. Nagu vahet ei ole, mis... Tegelikult elus ei tule mitte midagi niisama. Ei tule. Et tahamas näiteks see podcast ka, et ei ole niimoodi, et kõik asjad on nagu olemas, on ju. Et ikkagi sa pead mikrofoni hoidma. Et ei ole niimoodi, et on magic ja siis mina ainult tulen ja on fun ja siis ma viskan selle mikrofoni maha ja lähen minema. Ja, täpselt, et ikkagi kõik tuleb vaevaga. Ja siis meil oli üks väga põlev küsimus. Millal tuleb Tartusse Fusion Pilates? Tead, kui ma enne oleks vastanud sellele, et ma ei tea ja me teeme kõik, siis mul on hetkel juba selline tunne, et vist on see nagu... Peaaegu ma saaks nagu varsti katsuda seda. Ma ei saa veel midagi välja lubada, aga ta on lähemal, kui ta oli siin varem. Eva saab iga päev läheb tööle ja siis vaatab täitsa pekkis jälle 30 meili, millal tuleb. Ei, ma tean, et Tartu on jäänud paljude asjade unarusse ja see ei ole mitte sellepärast, et nagu väike linn Tartusse ei anna, vaid lihtsalt seal ei ole neid variante. Okay. Et meil näiteks saala siin Ülemistel, sul ongi lihtsalt need, kuule, sul on ruum, ehitan ja lihtsalt Tartus ei ole hetkel seda võimalust, aga peaaegu on. Varsti, mul on tahaks öelda, et varsti. Aga meil on ka vist midagi varsti tulemas, peaaegu käega katsutav võib-olla. Jah? See on see stay tuned, on ju. Mina ei taha rääkida. Aga mina räägin siis, sest et Janelle peab veel harjutama seda MyFitnessiga koostööd, kui sa eelmine trenni kogusid. Aga meil on ka kõik, kes jäid ilma sellest Fusioni eritrennist, siis meil on MyFitiga tulemas uus projekt. Me veel detaile ei jaga, aga meil on kuupäev paigas, 8. juuni, pange kirja endale. Ja me tahame ikkagi teha sellist head asja. Ja me tahame kindlasti, et oleks rohkem, kui meil oli siin ja Nelle kindlasti tahab kohal olla. Ma tahaks küll ja ma olin nii kurb kodus, et ma ei taha mõelda enam sellele. Ja mina MyFitnessi poolt tahan vaata ikkagi seda, et see oleks nagu äge, sest et ma olen eluaeg teinud ainult nagu ägedaid asju, et ma sellisele, ja vala standard. Kui ei ole tore, siis ma nagu, siis ma nagu ei tee, et mul on nagu, täpselt selline, et ainult head asja ägedust, et ma ikkagi saan alla kirjutada, et yes. Ja ei, me midagi jama ei tee selles mõttes, et meil endal on ka standardid kõrgel ja kuna see väiksem event juba, mis me korraldasime, saime nagu nii palju head tagasisidet, siis ma arvan, et see, mis tuleb suurem ja veel parem. Tahame, et lihtsalt oleks rohkem inimesi. Ka oli lihtsalt ei mahtunud rohkem. Jah, siin on kõik ei mahu, aga sinna uude ja võib-olla kuskilt trennist täiesti jõusalist väljaspool on täiesti teine vibe ja kindlasti toredam. Jah. Kas ta teeb midagi öelda? Ei, vist ütle. Eva, kas sa tahad midagi jagada? On sul või midagi hinge peal? Jagan seda klišeed, et tulge trenn, see on klišee, aga tegelikult ka tulge trenni. Mina ikka ütlen, et ei ole trenn tore, aga pärast on ausalt tore. Et see on lihtsalt, ja vahel on muidugi tore ka, ega ma ei saa siis öelda, aga lihtsalt ma ei ütle nagu, ma ei hakka inimestele ütlema, et see on nagu kõige parem koht, kus olla.
diivan on kõige mõnusam koht muidugi, telekas krõps süüa, kellele meeldiks. Aga noh, see diivan ei aita sind pärast, on ju, nii et tule kannata natuke ära, tegelikult ei ole nii õudne. On tegelikult päris tore. Kas teil on nagu mingid proovitrennid ka, kui ei taha kohe seda paketti võtta või? No proovitrenniga saab küll, proovitrenni on ka, et saab ühekordse pääsma osta, aga lihtsalt proovitrenniga on see, et sa ei saa igasse tundi, saad sinna tundi lihtsalt, kus on vapukohti on ja. Aga saab ka nii alustada selles mõttes, et kui ei ole kohe seda, et ma ei taha seda commitmentit kohe teha. No teinekord jälle vaata, nüüd on näiteks TikTokis on head videod, kus näitavad ka näiteks butiikides, et sa higistad seal on ja siis tahad alla anda ja siis treener hüüab, et sa maksid $45 selle trenni eest ja siis, jaa, õigus, ma teen need asjad. No et kellele mis, et pange ennast kirja. Vahel see raha nagu ikkagi motiveerib, et ma olen ju maksnud, on ja. Aga jaa, minu üleskutse on ikka see, et noh, tee. Et midagi teha ei ole. Ja kui üks ei taha, võtta keegi kaasa. Ja, et pärast, tegelikult on ka pärast mõnus olla. Ja ma arvan, et mitte keegi kahetse, et pekki pidin ma täna trennis käima nagu. Ja suvi on uksad. No võib-olla, kui sa näed mingit inimest, keda sa ei taha näha, on ja siis sa näed teda. Siis sa võib-olla ütled, et oli mul täna just sel kellaajal vaja minna, et noh, et miks, noh, ma ei tea, ei tahtnud kedagi näha näiteks. Aga et sa ei kahetse ju trenni. Ei. Keegi, never. Nii et ei tasu karta. Ja tulge ja näeme. Midagi ei hullu ei juhtu. Ja siis ka 8. siis. 8. näeme uuesti. Juba kõik koos trennirietes. Tavaika, ciao!